üksinda koodis 15. detsember. Siin on tegemist kahendpuuga. See kahendpuu on tegelikult jõulutuled, mis on Tartus silla peal. Sisendiks on meile antud kõige alumine tulede rida. 0 tähistab seda, et tuli on välja lülitatud ja number 1 tähistab seda, et tuli on töökorras ja tuli on sisse lülitatud. Kõik need tuled on ühendatud omavahel juhtmetega ja lähevad lõpuks kõige üles välja, kus on see üks põhituli, mis kõiki teisi tulesid alla välja valgustab. Kuid probleem on selles, et mõned tuled on siin katki läinud. Kui me vaatame, et kõige esimene tuli on täiesti töökorras ja siis ta annab voolu vasakul pool olevale tulele ja paremal pool olevale tulele. Ta küll annab voolu, sest ta ise on töökorras, aga siis see alumine tuli, mis on number 0, ei ole töökorras, sest ta saab voolu, aga ta on ikkagi välja lülitatud. Samas kui see parempoolne tuli siit on väga hästi töökorras. Aga kui see parempoolne tuli, mis on töökorras, annab voolu edasi enda vasakpoolsele ja parempoolsele, siis me näeme, et kuigi ta annab voolu, sest ta on ise sisse lülitatud, siis see vasakpoolne ei lähe sisse, mis tähendab, et see vasakpoolne tuli on katki. Igal tulel on oma indeks, mis algab siit 0-st kõige ülevalt ja siis läheb 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 niimoodi järjest. Ja ülesandeks ongi leida üles kõik need tuled, mis küll saavad voolu, aga nad mingil põhjusel ei lülitu sisse. Ja me peame väljastama kõigi nende tulede indeksid. Selle ülesande lahendamiseks tegin ma väga lihtsa algoritmi. Ehk siis kui me vaatame neid kõige esimesi tulesid, mis on meile sisendiks antud, mis on see kõige alumine rida, siis me saame seda võtta kui järjendit. Ehk siis see on justkui järjend ja siis me lähme kõikidest nendest numbritest kahekaupa läbi. Alguses me vaatame 2 numbrit siit ja me ütleme, et kui vähemalt üks nendest numbritest on 1, siis järelikult see ülemine number, mis me siia üles tekitame, peab olema ka 1. Aga see ülemine number on 0 seekord, sellepärast et need kumbki ei ole ühed. Siit paremalt, kui me vaatame neid 2 numbrit, siis me näeme, et üks nendest numbritest on 1, nii et siia me saame panna 1. Ja mis ma oma algoritmis veel teen, on see, et juhul kui see ülemine number tuleb 1, aga meil siin all on 0, siis me hoopis kustutame selle 0 siit ära ja asendame ta numbriga 2. Ja siis siin on valmis uus järjend, kus on 2 numbrit 0 ja 1. Ja kui me lähme nendest numbritest läbi, siis me leiame siia üles, et siin on number 1. Antud olukorras see vasakpoolne number on 0, nii et me asendame ta numbriga 2. Ja siis sellest ülemisest osast saab jällegi omakorda uus järjend. Nüüd, kui meil on need kõik 3 järjendid koos, siis me saame neist lihtsalt ükshaaval läbi minna. Ütleme alguses, et meil on mingisugune indeks ja see indeks võrdub 0-ga, kui me siin oleme ja siis lähme järgmisesse elementi, siin on juba indeks 1, siin on 2, 3, 4, 5, 6 ja iga kord, kui me läbi lähme, siis me kontrollime, et kas see number, mille peal me hetkel oleme, on juhuslikult 2. Kui see number on 2, siis me jätame lihtsalt selle indeksi meelde. Ja siis, kui me oleme lõpuks siia kõige lõppu jõudnud, siis me lihtsalt prindime välja kõik need indeksid, mis me endale meelde jätsime, mis olid number 2. Siin on ka minu kood, seda saab ka käivitada ja siin ma prindin välja ülevalt alla kõik need erinevad tasemed, mis me oleme leidnud. Siin on meil järjend puu, kuhu me salvestame kõik erinevad tasemed selles kahendpuus ja alguses on tal ainult üks element, mis ongi siis see kõige alumine tase. Siin on mul tehtud funktsioon, mis võtab enda ainsaks parameetriks mingisuguse kahendpuu taseme ehk siis järjendina ja siis see funktsioon väljastab, mis on see järgmine tase, üks aste sellest kõrgemal. Ja siis siin while tsüklis me kutsume seda sama funktsiooni kogu aeg siis kõrgema ja kõrgema tasemega, kuni lõpuks me oleme jõudnud ainult ühe kõige kõrgema elemendini, sest tipus on ainult 1. Ning kui me oleme kõik puutasemed ära leidnud, siis me lähme kõigist nendest erinevatest tasemetest läbi ja kuna ma siin varasemalt kalkuleerides olen kõik need katkised kohad märkinud ära number 2-ga, siis me saame lihtsalt küsida, et kas see on number 2 ja kui see on number 2, siis me salvestame selle siia järjendisse katkised indeksid ja siis lõpuks me prindime kõik need erinevad indeksid välja ja nii tulebki antud näite korral vastus 1 ja 5. See oli siis 15. detsembri üksinda koodis kahendpuu ülesanne. Päris huvitav juba.